Tänase pressikonverentsi eesmärk on rääkida erinevatest trassivariantidest Eestis, Lätis, Leedus, tutvustada seda, mis seisus on praegu see projekt. Viimasel ajal on meedias ja ka maakondades, külades üha rohkem hakatud rääkima Rail Balticust. Ja meil on väga hea meel, et seda teemat kajastatakse üha rohkem, sellepärast et kui me praegu räägime läbi need erinevad võimalused, erinevad probleemid, arvestame praegu erinevate huvigruppidega, kuulame neid ja leiame selle tulemusena koos ühise lahenduse, koos planeerijate, otsustajatega, siis kahtlemata see tulemus saab olema kõige parem, kõige valutum, kõikvõimalikke tarbetuid vaidlusi, kohtuprotsesse saab olema kõige vähem. Täna oleme kutsunud siia esinema Vahur Tõnissoo, kes räägib kodanikuühenduse avalikult Rail Balticust poolt. Samuti härra Kaido Zimmermanni, Läti raudtee peainseneri ning Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktori Anu Tootsi, kes räägib Rail Balticu planeerimisest ühiskonnas, kuidas seda siis võimalikult valutult seda poliitikat rakendada. Et tänast üritust me ka salvestame päevakorrast nii palju, et kõik esinejad saavad sõna ja pärast seda, kes soovib paar küsimust pärast ettekannete lõppu, on kõigil võimalik ka pikemalt vestelda kõikide esinejatega. Et ma tänan ja Vahur Tõnissoo, palun. Tervist! Mina olen Vahur Tõnissoo kodanikuliikumisest avalikult Rail Balticust ja räägime täna siis sellest, et millised on sobivad trassialternatiivid Eestis kodanikuliikumise vaatepunktist. Erinevaid vaatepunkte on palju, eile pandi üles interneti Rail Balticu ametlikule koduleheküljele kõik alusuuringud, kes tahab, nüüd saab nendega tutvuda, kaarte vaadata, kuid ka üks vaade on siis see, mida arvavad kodanikud. Ja enne kui me edasi läheme, siis veel korraks, et mis asi see kodanikuühendus on. See on üks päris suur ühendus, mis on tänaseks haaranud kodanikud Jõelähtme vallast kuni Häädemeeste vallani. See on kogu trassialternatiivide ulatuses asuval territooriumil paiknevad inimesed. Ja meil on ka oma koduleht ja Facebooki leht, kus te siis saate jooksvat informatsiooni nendest uudistest, mida me sinna üles oleme riputanud. Aga esimene asi, mis tuleb kohe selgeks teha, on see, et me oleme väga selgelt defineerinud oma eesmärgid. Ja kui te need eesmärke vaatate, siis te saate vastused tegelikult kõikidele küsimustele, milleks see kodanikuühendus on loodud ja millega see tegeleb. Ja esimene ja kõige tähtsam eesmärk ongi, et Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga. Kui te need eesmärgid läbi loete, siis siin kusagil ei ole öeldud, et me oleme Rail Balticu vastu või me vastandame ennast kellegiga, vaid me tahame, et Eesti saab parima raudtee, mis arvestab ka siinse inimeste huve maksimaalselt. Ja kui nüüd jõuame selle 5. eesmärgini, siis on teatud piirkondi, kus kindlasti ka see raudtee teeb päris tõsiseid kahjusid meie ettevõtjatele, loodusele, elukeskkonnale, siis tuleb ka vastavad kompensatsioonimehhanismid rakendada ja täna kahjuks veel päris neid pole olemas Eesti riigis. Nüüd üks oluline asi, mida kõik me peame teadma, et eesmärk ja vahendid oli kunagi omavahel sassi minna. Eesmärgid on inimestel, raudteel eesmärki ei ole. Ja see on üks nii tähtis printsipiaalne küsimus, et kui me neid asju arutame, siis sellest tulebki lähtuda. Kui küsitakse, et mis see Rail Baltic on, siis väga palju erinevaid seisukohti on meediast läbi jooksnud. Ja lühidalt võib öelda niimoodi, et loomulikult on see Eesti ja teiste Baltimaade ühendamine siis Euroopa raudteevõrgustikuga. Kuid siin taga on ka mitmesugused visioonid ja üks suuremaid visioone, mida ka eile majandus- ja kommunikatsiooniminister Johan Parts meiega kohtudes kinnitas, on see, et võib-olla tõesti tulevikus on see üks oluline transpordikoridor Euroopa Liidu ja Aasia vahel. Et sellised kaardid
on näiteks Rail Balticu Growth koridori kodulehed juba olemas ja need näitavad seda, et potentsiaali on, et kui tulevikus on ka näiteks tunnel juba loodud Tallinna ja Helsingi vahele ja siit raudteed pikendatud kuni Põhja-Jäämereni, siis miks mitte minna läbi Põhjala-Aasiasse, sest see tee on 40% lühem kui läbi Suessi kanali liikudes. Kui tuleme tagasi nüüd Eesti juurde ja millised on siis sobivamaid trassikoridorid. Eesti valitsus aastal 2000 on joonistanud üleriigilise planeeringu 2010 dokumenti ühe kaardi, kus on pandud trass paika suunal siis Tallinn, Rapla, Pärnu ja siia juurde seletuskirja on kirjutatud võimalik rahvusvaheline raudtee. Sisuliselt on sel ajal juba otsus võetud. Aastal 2000 oli peaminister Mart Laar. Nüüd selles dokumendis endas väga palju sellest juttu ei ole, sõna Rail Baltic ka seal ei esine, kuid suunad pandi paika. Sellele järgnes, me teame, 2010-2011, ma räägin suurematest deltapostidest, AECOM-i uuring ja AECOM-i uuringus on siis ju vaatluse all 4 joont erinevate värvidega, kuid seda AECOM-i uuringut, kui te lugema hakkate, mida rohkem te seda loete, seda õudsemaks pilt läheb. Ja see on selge, et minu isiklik väide, et AECOM-i uuring on koostatud ikkagi tellija soovist lähtudes, et kõige lühem trass on kõige tasuvam ja siin siis ka mõned näited sellest, jätke meelde, et kui see otsetrass, mis tuleb nüüd alla siis Tallinnast kohe otse Pärnu peale, siis see vahe olemasoleva trassiga, mille täna rongid sõidavad, see pikkuse vahe on 10 kilomeetrit. Ja kui Tartus see on joonistatud seal kollane trass otse sisult läbi Paide ja siis see tänane trass, milles siin Ardo Aasmäe on palju kirjutanud, et võiks ju siia rongid panna, siis see nende kahe vahe on 12 kilomeetrit. Kuid AECOMis selgub seda, et reisirongid sellel Pärnu otsetrassil sõidavad 170-ga, kuid vana trassid nad saaksid sõita 128 vahel. Ja kui me vaatame siis seda Tartu varianti, siis otsetrassil 165-ga saaks reisirongid sõita ja vanatrassid 127-ga. Ja küsimus on selles, et mis siis tegelikult selle vanatrassiga veel plaanis oli teha, kas on tõesti siis täiesti uue ehitamine vanasse koridori või vana renoveerimine nendele kiirustele, mida me just teile näitasime. Kaubarongidega on aga asi teistmoodi, et võrreldes nüüd kogupikkusi, sest kaubad liiguvad ikka pikemate vahemaade taga üldjuhul kui reisijad, siis näeme, et need pikenemised, kõige suurem pikenemine toimubki sellel siis olemasoleval Tartu trassil. Ja kui me seda asja uuesti kaardi pealt vaatame, siis AECOM uuris seda Tartu varianti olemasoleva trassil tõesti kogupikkuses kõige pikemat trassi pidi. Et siin on nüüd need manipulatsiooni kohad, et kas neid trasse oleks saanud ka siia rohelist näiteks siit alla kohe otse keerata või mitte. Et kui panna täispikkuses, maksimaalpikkusele olemasoleva trassil, siis saabki alati väita, et see on kõige pikem trass ja see on kõige vähem tasuvam trass. Üks selline näide. Teine oli siis see kiirustega manipuleerimine ja siin on neid momente veel. Kui nüüd vaatate inimeste arvusid, siis selgub ka, et see 10 kilomeetrit Pärnu trassil vähendab inimeste arvu siin 800 inimest kohe päev, kahesuunaliselt, siis 400 ühel pooleks. Ja Tartu suunal, kui see 12 kilomeetrit tuli juurde, siis siin on praktiliselt kohe 1000 inimest jääb rongis vähemaks. Et sellised huvitavad matemaatilised nüansid tulevad välja, mida tasub ka natuke uurida ja lugeda ja aru saada, mis dokument see AECOM siis tegelikult on. Kõik siin dokumendis tõestatakse ainult ühte väravasse, et see punane trass või otsene trass on kõige parem trass. Väga loogiline ja nii peaks ka olema. Kaupadega veel eraldi, et kuigi kaupadel kiirused on kõikidel trassidel samad, siis näete, kuidas see trass, mis läheb nüüd läbi vana trassi mööda Pärnusse, seal praktiliselt kohe 2 miljonit tonni kaob aastas kaupa pealt ära. Kui Eesti osas tuli see ring meil siin 10 kilomeetrit ja kogu ring on 87 kilomeetrit, kui me kogu pikkusest vaatame. Seda ei saa Eesti osas vaadata, et tuleb vaadata kaupade puhul kindlasti kogu pikkusi. Ja need on väga suured numbrid ajaliselt, kui me vaatame, et vahed on suured ei ole. Nüüd üleriigiline planeering Eesti 2030, mis võeti vastu siin 2012, ehk üle aasta tagasi, juba kinnitas siis selle otsetrassi ja siin on siis seletuskirjas all või öeldud, et kiire rongi ühendus 240 km tunnis. Ka selles dokumendis ei ole kusagil öeldud, et on valitud trass Tallinn, Pärnu, Riia. Sellist sõnastust dokumendis ei ole, kes on
nägija, see leiab selle pildi, leiab siit ühe punase joone ja leiab siit seletuskirjas seletuse, et selline asi on olemas. Seletuskirjas on öeldud lihtsalt, et kiirrongiühendus tuleb teha otse lõunasse, aga kust kaudu seda ei mainiti seal. Nii et sellised nüansid, mis nende riiklike dokumentidega meil on seotud. Nüüd, kodanikud arvavad seda, et mõistlik trassikoridor on siis kompromiss inimese, looduse ja majandushuvides. Loomulikult, kõik peavad natuke järgi andma, aga kellegi arvelt otseselt seda teha ei saa. Ja näiteks siin Mati Kose on joonistunud väga huvitava kaardi välja, siin on siis olemasolevad trassid peal ja need rohelised on kõik sellised loodusväärtustega alad ja ta on otsinud siit siis vähem loodusväärtuslike alade kaudu mõningaid jooni, seda skeemi on ta ka tutvustanud või planeerijad ta seda aluseks pole võtnud. Aga see on näide sellest, et varianti on mitu, kuidas loodusele ka läheneda. Inimestega muidugi asi selgelt tuleb leida kohad, kus hooneid ei purusta ja see on üks Pärnu Postimehes ilmunud pilt 26. juunil juba pärast seda, kui Pärnus oli esimene arutelu siis maakonna tasandil. Aga kui me vaatame külakogukondi, siis näiteks Valtu-Nurme küla, kus taasiseseisvumispäeva igal aastal tähistatakse nii ka enne Rail Balticut, kus tõesti kokku tuleb üle 100 inimese ja pidulikult tõstetakse lippmasti, puhutakse fanfaari ja toimuvad üritused. Et sellised külakogukondi ei ole ju mõtet lõhkuda, see on seesama külakogukond, millest need eelmised pildid olid, siin on ka üks suhteliselt suur pereettevõte, kus see trass on läbi joonistatud. Ja see pildid näitavad seda, et kui joonistati neid trasse, siis ikka täpselt ei teatud, kuhu neid tehakse. Selline asi on alarmeeriv, selline asi kohe alarmeerib kodanikke ja siis kodanikud hakkavad tegutsema. Siin on üks pilt, kui meil oleks siin 5, ütleme siis põllumajandusettevõtted, näete 5 territooriumit, siin on üks karjalaud koos karjamaadega ja 3 trassi panneks peale, et milline oleks kõige sobivam nendest sellisele tasandile üldse planeerijad trassi tõmmates ei jõudnud. Üldine arvamus on, et trass number 2 oleks kõige parem, siis ta lõikab kõige natukene maad ära, jätab need tegevusalad ettevõtted siin ellu ja need siilud saab pärast ümber jagada väga ilusti ja kõigile jääb ka maad alles. Et need on need põhimõtted, mida me oleme toonud nüüd juurde, mida planeerides kindlasti peaks arvestama. Ja kuna ma ise olen Kehtna piirkonnast pärit, siis siin räägin teile huvitava loo. Näete, need sinised alad on siis ühe põllumajandusettevõtte maad, kokku on 1700 hektarit ja alguses oli joonistatud siia ainult selline trass, mis lõikas selle silud pooleks ja nendel on ka laud täpselt siin lauda kõrval karjamat pooleks. Ja me saime kohe planeerijatega tookord kokku ja ütlesime, et siis nad olid joonistatud veel siit, siit ülevalt tuli veel niimoodi üks trass ja sisse. Ütlesime, et see, mis siit ülevalt tuleb, joonistame selle otse alla. Me saame siin kõrval, vasakul on teine samasugune suur põllumajandusettevõte. Paneme selle trassi siit 2 vahelt läbi. Seal ei ole külasid, seal ei ole ettevõtlust. Siin on ruumi kõigile ja need osapooled, mis siit minema läheb, sellega on okei. Keegi ei ole selle vastu protesteerinud. Ja siis töö käis edasi ja juuli lõpuks me saime ka teise trassi kaardile. Nii et kui me ei oleks tegutsenud, siis seda trassi, mis siit tuleb ümber ettevõtte ja seda trassi, mis siit tuleb, ei oleks üldse kaardile saanud. Selleks oli aega sisuliselt ainult mõned nädalad juulikuus selles planeerimisprotsessis. Ja enamus Eestit ärkas ju augusti lõpus ja siis oli juba hilja sellega tegeleda. Kui planeerijad ei võtnud ära seda trassi, kui nad lisasid need 2, vaid lisasid veel siia ühe uue sellise huvitava trassi, mis tuleb ka läbi Valtu-Nurme küla ja külakogukondi. Aga põhimõte on selles, et oli võimalik saada uusi trasse juurde ja oli võimalik näha, et sellist terviklikku põllumajandusettevõtet ei ole vaja lõhkuda, kui on kõrvalruumid. Ja eraldi teema on muidugi Nabala karstiala, seda pilti on nüüd täiendatud, läbi Sõmeru küla tulevad 3 trassi lõiku, siin on peale kantud karsti nähtused, mida ei ole ametlikel kaartidel olemas, kus tegutseb see karstisüsteem, näiteks hundikurgust mobiiliga tehtud ugune pilt, kuidas sealt vesi välja jookseb kogu aeg kurisuust. Et need asjad on vaja ka ikkagi arvesse võtta ja miks Nabala rahvas nii aktiivne on olnud, sest näete, asi on tõsine, see ei ole mingisugune naljajutt, et me tahame tagahoovi saada rongi, vaid selles, et tegemist on tõsise karstipiirkonnaga, mida tuleb kaitsta. Nüüd keskkonnaminister on seda arvesse võtnud ja kuulutanud ju välja kaitseala algatamise. Ja samas piirkonnas ju Tallinn-Tartu maantee ehitamisel näete, millised 5 karstilehtrid tekkisid, see on ju fakt, see ei ole mingisugune väljamõeldis, need on tõsiselt toimuvad asjad. Või et vesi tuleb kevadel kaebust välja niimoodi, Tohala nõiakaebust, see on ka fakt, need ei ole mingisugused väljamõeldised. Ja et see, kuidas vahepeal siin püütakse nagu maha vaikida või rolliks teha neid inimesi, kes räägivad karstialast, on tegelikult muutunud juba inetuks, sest faktid on
olemas. Nagalale joonistati nüüd ümber siis 2 sellist ümbersõitu, mis teevad pikemaks trassi 6-7 kilomeetrit, et aga kui nüüd see vana trassi mööda Pärnusse minna, siis see oli pikkus suurem saanud 10 kilomeetrit, et noh, nüüd oli küll kohe võtta varusse lisakilomeetrit 6-7, see on ka huvitav. Aga nii see on, et see Sõmeru küla, mida ma näitasin, asus ju siin. Mis nendest nüüd täpselt saab, eks seda hakatakse uurima, avalikud arutelud on alles ees, nende kuupäevad siin nüüd täpsustatakse, lähipäevadel antakse teada. Veel on ju varuvariant 12A, mis tuleb siit läbi asustuse. Ja arvestades nüüd seda, et juhtrühm otsustas ka, et regionaalaspekt tuleb kohe arvesse võtta, siis regionaalselt on ju ainult see trass kõige mõistlikum ehitada, sest see läheb läbi asulate, kus juba täna on rongiliiklus olemas ja kus ka tulevikus inimesed tahavad samamoodi rongiga sõita. Nii et lahendustes siis konkreetsemalt, et Saku vald, Kiisa, sinna on võimalik see 12A täiesti rajada, kui me tõstame ta postide peale asulas, nii nagu on see tehtud siis Rootsist Botnia baanalt, mida nüüd väga võrreldakse meie Rail Balticuga, kus käisid planeerijad ka külastamas. See on Örneforsi asulas seal, täpselt sellisena näeb välja, meie planeerijad olid ka seal ja ka Kiisal on meil jõgi, kus Keila jõgi, kus on vaja niikuinii üle minna. Nii et miks mitte kasutada neid lahendusi, mis võimaldavad asulast niimoodi läbi minna. Koilas on öeldud, et tuleb ka leida siis lahendus, kas minna süvendisse. Soomes Helsingis oli siin raudteel pikka aega sees, nüüd tehti siia jalgrattatee. Või meil on omal süvendi kogemus Lasnamäe kanalist, kuidas paasisse süvendit teha, et see ei ole ka võõras. Või ka Kohilas tõsta postide peale, nii nagu jäpselt jälle Botnia baanal on siis hüüssumis, et sellised lahendused on olemas. Ja lõpetuseks siis nii palju, et kõige suurem koostöö algas Raplamaal, kus siis 17. oktoobril juba 4 valda leppisid kokku, mis trass neile kõigile sobib. Ja nüüd 3. detsembril liitus sellega ka Rapla vald ja see trass tulebki siis siit, näete siit nüüd Kohila valla allservast Raplast lääne poolt mööda, Kehtna ja Raiküla valla vahelt ja Järvakandist mööda. Nii et esimene selline pääsud on olemas. Harjumaa vallad arutavad sel nädalal ühisdeklaratsiooni ja Pärnumaa vallad ka juba tegutsevad selles suunas. Ja Rapla on siis ka juba määranud ära, kus võiks olla see nende tulevane peatus sellel uuel trassil. Nii et kohalikul tasandil kodanikud ja omavalitsused on väga tõsiselt tööd teinud. Samuti Are vallas ettepanek, mis puudutab küll Vändra valda, on väga konkreetselt välja joonistatud ja ka sellega töö käib praegu, et sellisel juhul, kui see idapoolne jõnk siit läbi läheb, siis vald sellega aktsepteerib. Ja Pärnu linnas sissetulek on ju üle raba, Mati Kos on siin kaardistanud ära, näete ka kõik loomade liikumisteed on aerofotodelt väga ilusasti näha, väga hea meetod muuseas tulevikus ka planeerijatele kasutamiseks 3 ülelennu andmete põhjal tehtud. Noh, ma siin panin karikatuurse pildi, kuidas on Hiinas võidud asjad lahendatud, aga ka seda saaks meil teha, kas just nii massiivsete sammaste peale, aga põhimõtte selles saab üle rabade minna. Ja Pärnu soovib loomulikult, et teatus oleks siin. Ma ei ole veel kuulnud peale Eestimaa Looduse Fondi, kes ütleks, et see teatus võiks majal olla. Ja siis viimane Jõnksomer rahva poolt seal Surjus üks väikene muudatus, mis tegelikult väga vähe muudab, aga siiski on soov, et saada Surju valla kooskõlastus peale. Ongi kõik, nii et sisuliselt on tänaseks valdadel suures osas arusaam, kuhu need trassid lähevad. Aitäh, kas on mõni küsimus praegu kiirelt Launile? Kas need numbrid, mida ei olnud võimalik jälgida, on teil kodulehel üleval? Millised numbrid mõtlete? Te puistasite ämbritäie numbreid, mida mina küll ei suutnud. Nendest ühelegi kuna me oleme avalikud Rail Balticus, siis meil kõik need ettekanded on ka avalikud, et kui vaja, siis saate kohe. Saadaks meil, küll laeme üles ja saate alla laema. Aitäh! Härra Kaido Zimmermann, Läti raudtee peainsener, räägib täna oma isiklikku seisukohta. Ma räägin kui mitte kui Läti raudtee peainsener. Just. Et ma, jah. Kõigepealt siis sellest ma pidin rääkima, et kuidas toimub siis praegu ja mis toimub Lätis Leedus ja natukene oma arvamusest siis trassidest Eestimaal. Et kui Eestimaal nimetatakse seda trassi või seda objekti siis Rail Balticuks,
siis Lätis ja Leedus on ta ikka Rail Baltica 1 ja 2, et seal on kõik natuke teistmoodi. Et Leedu raudtee täna siis tegelikult tegeleb põhiliselt ainult sellega, et ehitada valmis Rail Baltica number 1, ehk siis seda lõiku, mis on siis täna olemasoleva teega, remondib seda, ehitab juurde siis Poola-Piirist kuni Kaunaseni Euroopa laidluga raudteed ja väga täna ei tegele üleüldse selle projektiga, millega meie täna tegeleme, sest kuna nendel on veel Euroopa Liidu ees täitmata lubadused, et kuni 2013 nad pidid tegelikult ära lõpetama siis olemasoleva trassi remondid, alles sellega tegelevad. Eesti Raudtee lõpetas 2011 need tööd ära juba ja meie poolt on kõik tehtud, nii et täna nende põhiaur läheb sinna. Teiseks loomulikult nad ehitavad siis Kaunasesse uut logistikakeskust, kus siis põhiidee on neil kogu aeg olnud, et nemad hakkavad siis laadima siis Vene laiuselt ümber Euroopa laiusele kaupa, konteinerid, autosid, mida iganes nad tuleb ja teenivad siis sellega omale lisaraha. Ja samuti väiksemad muud tööd, millega nad tegelevad, siis samas on neil siis täna koostamisel siis Leedu valitsuse poolt hankedokumendid, et leida siis firma, kes võiks hakata tegelema siis planeeringutega. Täna ei ole need dokumendid veel valmis ja pole kuskil edasi liikunud, aga töö igal juhul mingil määral käib. Samas siis, mis puudutab Rail Baltica 2, siis ametlikult loomulikult Leedu valitsus, raudtee igal tasandil toetavad seda projekti, aga tegelikkuses on midagi muud. Et esiteks tulid nad välja ettepaneku, et Rail Baltic peaks siis minema läbi Vilniuse. Ma arvan, keegi selle vastu ei ole, kui me saame hea ühendusega Vilniusega, aga natuke liiga hilja tulid sellega välja, et kõigile on nagu selgitatud, et okei, aga natuke hiljem, muidu me ei jõua selle projektiga. Võib-olla on sellega rahul, aga siis kõige raskemad probleemid on täna ühisfirma asutamisega, mille nad kuidagi nõude taha olla, et täna ikkagi ütleme niimoodi, et Eesti ja Läti on ühes paadis ühisfirma asutamise koha pealt ja saavad enam-vähem kõikidest punktidest ühtemoodi aru, kuidas peaks üks Euroopa ettevõte töötama ja mismoodi peaks olema juhtimine ja mis on nõukogu ülesanded ja juhatuse ülesanded, aga Leedu saab nagu risti vastupidi aru, et nendel on nõudmised, et juhatuse esimees peab määrama Leedu valitsus, nõukogu peab tegema juhatuse tööd ja nii edasi ja tuleb iga kord, kui on läbi rääkimine, iga nädal minust käiakse koos, töögrupid ja iga nädal tuleb uued ettepanekud ja iga nädal suudetakse paar ettepanekut nagu läbi rääkida ja tuleb jälle 10 tükki juurde, nii et tegelikult nad täielikult torpedeerivad seda ühist ideed, et võiks seda asja siis ehitada ja ka majandada siis lõpuks ühisettevõtte all. Et enne seda ühisettevõtte juttu oli neil küsimus, et neil on seadused teised, et nemad ei võimalda, ei saa niimoodi panna ühisettevõttesse varasi. Nüüd on neil sellised seadused saab muuta, et võib juba ära muuta need kõik, nüüd on nad läinud uued asjad. Ja vahepeal usun, et ka see Vilniuse ühendamine tuli sellest, et kuidagi veel kord seda asja nagu takistada. Miks see niimoodi käib? Ma ei tea praegu, aga ma olen varemast aegadest nagu nendega rääkides aru saanud, et nendel on huvi tõsta ühed rööbaleidud teisele ja teha tööd, mitte seda, et raudtee läheks nendelt nagu transiidina läbi ja kõik reisijad ja kaubad liiguksid ilma nende kätt külge panemata ja nad ei teeniks ja peab midagi peale inimesest tasudeks. Et võib-olla see on põhjus, aga tegelikult jah, on nende kaasamine praegu väga raske. Siis Läti pool samamoodi tegeleb Rail Baltica 1-ga esialgust, ka nendel on lubadused täitmata ja olemasolev trass siis veel renoveerimata ja täna nad siis plaanivad 15 aastat selle lõpetada. Sinna läheb siis täna Läti raudtee kogu põhitegevus. Samas Läti valitsus muidugi tegeleb ka uue projektiga ja Läti valitsus muidugi ministeerium on siis teinud hanke, et leida siis firma, kes tegeleks siis planeeringutega. Kahjuks on see hange mitu korda vaidlustatud. Tänane seis on siis see, et 20. detsembri peaks tulema komisjoni otsus, mis selle hankega edasi siis saab, et kas lükatakse tagasi, tuleb uuesti teha või tuleb uuesti üle vaadata, nii et
kõige paremal juhul lepinguni jõutakse võib-olla kuu, 2-3 pärast, kui kõik läheb hästi. Ja siis loomulikult on nad kaotanud terve 1 aasta, mis Eestis on juba töid tehtud. Et kuidas siis edasi hakkab minema, eks seda ole siis näha. Ma ei usu, et sealt väga palju vähem tuleb kohalike elanikkonna arvamusi kui Eestis. Kuigi need piirkonnad, kus on tänane trass läbi tõmmatud, siis seal nagu asustused suhteliselt vähe, et seal ei ole väga palju inimesi. Aga lätlaste jaoks muidugi kõige raskem küsimus on see, et kuidas selle uue Rail Balticaga siis ühendada Riia. Et Aekoni töös oli see ühendatud siis seda sinist radapidi kuni siia ja siis siit keskmaksaisse ja siit alla uuesti. Aga loomulikult Riia lennujaam on siin kohas ja ilma lennujaama ühenduseta põhimõtteliselt ei täideta valge paberi siis tingimusi üleüldse. Peaks olema igal juhul ühendatud lennujaam ära ja siis on nad siin enne selle planeeringutöö tegemist leidnud igasuguseid lahendusi, kuidas ühendada ära siis Riia keskus ja lennujaam ja ka luua võimalus, et oleks ära ühendatud siis ka sadam, mida nad ka soovivad. Nii et ma arvan, et see saab olema kõige keerulisem lahendus üldse, mis Riias nagu Lätis peaks tegema. Ülejäänud on suhteliselt lihtsad, kui leedukad lõpuks ära otsustavad, siis kas nad tahavad sõita uue koridoriga läbi Panevežise või Želai. Mõlemad variandid on täna lahti veel. Täna on see, et Aekoni töö läks läbi Panevežise, mis on natukene parem oma punktide järgi kui Želai, aga valitsus pole otsustanud, nii et seal ilma valitsuseta midagi edasi minna ei saa. Et täna on jah, see olukord Lätis, Leedus, et lätlased on nagu eestlastega ühes paadis ja leedukad ei tee midagi, kõik töötavad põhimõtteliselt vastu. Nii palju oleks siis sellest, mis on lõuna pool. Minu arvamus, et Eestist, et põhimõtteliselt olen ma eelkõnelejaga nõus, et kus koos see trass peaks minema, väga palju nagu lisada ei ole, aga et põhimõtteliselt on 2 võimalust, kas teha täiesti uus trass või siis kasutada võimalikult olemasolevat trassi kuni Raplani või kuskil sinnamani ja siis edasi uut trassi pidi välja siis lõik, mis on Pärnu lähedal. Ja noh, see, et keegi arvab, et Pärnust ei peaks läbi minema, ma arvan, siis ei ole seal teel üldse mingit mõtet, et tuleb igal juhul Pärnust läbi minema, muidu ei ole mõtet ehitada. Kui uus trass tegelikult teha, nii nagu on siin põhitrassi valikud välja arvatud see 12A just pakutud, siis loomulikult on maaga väga palju küsimusi, maaomanikke ja on hästi palju seal rohkem kui kasutades olemasolevat trassi ja muidugi kohalikele elanikele, peale siis Tallinna, kes saab kiiresti kuhugi, on see siis Pärnu või siis Riia, siis teistel väga palju nagu mingit huvi selle trassi vastu ei ole, et okei, teeme peatuse, nüüd on jõudnud nii kaugele, et peaks tegema peatuse Raplasse ja võib-olla ka Järvakanti juba läheb paremaks, kui mingi huvi võib ka kohalikel tekkida, et see trass võiks tulla kuskile nende lähedale, mitte siis kellegi teise aeda kuskile taha, vaid et ka nemad saadud mingit kasu sellest. Aga kui neid ei on, siis olid tõesti niimoodi, et kaupa seal ei ole, reisijad seal ei ole, ühtegi elanikke seal ei ole selle trassi lähedal, et kellel seda siis nagu vaja on peale Tallinna ja Pärnu, eks. Ja mina veel räägin seda ideed, et tegelikult oleks mõttekas ehitada siis olemasoleva trassi peale ja asemele. Põhimõtteliselt tuleviku jaoks siis, kui me teeme kõrvale, siis loomulikult on maad rohkem vaja, see on keerulisem, aga tuleviku jaoks jääb meil siis 2 trassi, mida riik peab hakkama üle hoidma. Täna ju 100% Edelaraudtee infrastruktuuri hoiab riik üleval läbi dotatsiooni. Tulevikus tuleb ta siis 1 trass veel juurde, mida hakkame üle hoidma. Ega see ei ole niisama lihtsalt, et see raha tuleb nüüd kõik kaubaveost või reisiveost. Täna me ju ei tea, kas keegi üldse sõitma hakkab. Me tahame siin näitame numbrid, et siin on reisijaid, aga ühtegi operaatorit veel ei ole. Ega need operaatorid ei saa võtta lõputut hinda siis ei kaubaveo vedajate käest ega siis ka reisivedajate käest, kui turg ei võimalda. Tänane Euroopa direktiiv ütleb seda, et saab võtta täpselt nii palju, kui turg võimaldab infrastruktuuri tasu ja kui ei võimalda, peab riik vahe kinni maksma. Meil võib juhtuda, et kui kaupa ei tule mitte 10 miljonit tonni nagu planeeritud, vaid 1 miljon tonni, siis enamust tuleb riigieelarvest see raha. Ja kui nii hoiame ühte trassi üleval, siis võiks juba niimoodi, et ainult 1 trass, või seda ühte trassi hoiab üleval, mitte hoida 2 trassi korraga üleval. Samas, mis on peaaegu paralleelselt, eks.
ja selle asja nagu miinus on see, et kaubaveod läbivad muidugi asulaid. Aga sellega on nüüd see küll, et noh, tänapäeva rongid ja vagunid on teised, mitte need, mis te siin eelmise presentatsiooni üleval nägite neid, et sellised vagunid kindlasti käima ei hakka. See on ikkagi Vene süsteem ja Vene laius ja see kaup, mis hakkab liikuma seda koridori pidi, on ikkagi kas konteinerid, kas treilerid, mingid sellised vanu vaguneid seal olema ei hakka. Ja kuna tegemist on elektriveoga, siis loomulikult elektrivedurid on tunduvalt vaiksemad kui kaubavedurid. Me ei saa võrrelda täna siis meie Ameerika veduritega, mis meil siin töötavad, eks, et nende ikkagi mürahan on tunduvalt suurem kui on elektriveduritel. Samamoodi on Euroopas nõue kõik uued kaubavagunid ja mingi aja jooksul tuleb kõik vanad kaubavagunid välja vahetada pidurisüsteemid selliste vastu, mis ei tekita seda, et rattad on neljakandilised. Ehk et ma usun sellest ajast, kui meil on raudtee valmis, sõidavad need kaubarongid vaiksemalt kui tänased elektrirongid. Et enam ei ole sellist külakola, nagu meil täna on Vene vagunitega, kuna seal ei ole võimalik lihtsalt neid pidurisüsteeme ehk tegelikult piduriklotse ära vahetada kaasaegsete vastu. Aga nõue on olemas ja Euroopas kõik uued vagunid tehakse sellised ja ka vanad tuleb mingi aja jooksul välja vahetada, nii et ma usun, et see kaubavedu saab olema suhteliselt vaikne võrreldes tänaste siis diiselrongidega, reisi diiselrongidega, nad on vaiksemad kui need diiselrongid. Nii et samamoodi ma arvan, et ka vibratsioon ei saa olema väga suur probleem, kuna on võimalik täna ehitada sellist raudteed, kus on peale selle, et on võib-olla kuskil üleval või isegi kui ta on liitrite peal, on võimalik panna alused sellised rööpa kinnitid, kus on pehmed padjad all, et põhimõtteliselt ta liigub nagu kummi peal, et mingi vibratsiooni ei teki. Et ma arvan, et selle tõttu on võimalik ka kaubavedu lasta läbi asulate ilma väga suuri probleeme ja omamata kohalikele siis elanikele. Siin on siis sama jutt, aga teistpidi, et kui me võtame Aalamedava trassi, siis kaubaveod läbi asulatega on miinus, aga seda ma juba rääkisin, kuidas on võimalik lahendada. Siin muidugi on võimalik siis ühendada nii kohalik reisi ja kaubaliiklus rahvusvahelisega, et siis nii Tallinn, Saku, Kiisa, Kohila, Rapla, Järvekandi, Pärnu, kõik on võimalik panna süsteemi niimoodi, et kohalikud rongid saavad sõita siis rahvusvaheliste rongide vahel. Et täna vaadates seda graafikut, mis on välja pakutud Aekomi poolt, et siis iga 2 tunni tagant läheb kiirrong Euroopa poole, siis tegelikult selle graafiku jaoks ei ole vaja ehitada 2 teed. Alates Pärnust kuni Tallinnani. Täiesti piisab 1 tee, kui arvestada, 40 minutit sõidab rong Pärnuni, 2 tundi on vahet, 40 minutit sinna, 40 tagasi, rohkem 2 raudteed vaja pole. Kui meil on juba 2 teed ette nähtud, siis on võimalik selle 2 teele panna sõitma sama vaikselt. Nii kohalikud rongid, mis ei sõida 240 või 200, või sõidavad 160 näiteks või 120, mahuvad ilusti ära läbi, on võimalik panna ka samale teele ka kaubarongid sõitma. Kaubarongid ei pea sõitma ainult öösel, võivad sõita ka rahulikult päeval, kui me näeme ette näiteks kuskil Rapla lähedale, kuskil Pärnu lähedale mingi jaama, kus on siis võimalik nii kaua seista, kui lähevad kiirrongid mööda. Meil on võimalik kõik lahendada ära päevasel ajal, niimoodi, et öö ajal ei pea üldse ei kaubarongid ega reisirongid sõitma, kui neid on 2 teed. Ja loomulikult siin Tallinna jutt, et kui läheb läbi Tallinna, et siis kõik ülesõidud seisavad ja rongid sõidavad, keegi ei hakka tänavale ehitama läbi Tallinna raudteed sellist, et ülesõidud ehita 2 tasapinda. Raudselt ilma sellelt ei ole võimalik. Kõik saavad olema 2 tasapinnast nii autodele kui jalakäijatele, nii et ma arvan, et siin ei ole mingit probleeme. Samamoodi, kui vaadata seda, et panna samale trassile, siis on võimalik ka tegelikult ära ühendada Balti jaam, ehk et olemasolevat teed pidi on võimalik sõita niimoodi peaaegu Balti jaama. Päris kindel ei ole, et me päris viimased 300 meetrit saame, aga kuni Endla viaduktini on kindlasti võimalik ehitada väga rahulikult ilma suuri kulusid tegemata Euroopa laius. Ja see, et kuidas Ülemistega ühendada, siis täna meil on seal olemas olema raudtee, me saame väga rahulikult viia D2, et 1 D2 teist läheb keerab Ülemiste ja teine keerab alla Balti jaama peale ja
läbilaskevõimet on kõikide rongide jaoks piisavalt. Tehniliselt me ei pea ehitama igale poole 2 teed. Minu poolt kõik. Suur tänu. Kas on 1-2 küsimust praegu kellelgi? Ma arvan, meiegi kui enam-vähem ühte sammu astunud siin, kuigi erinevalt töötanud. Suur aitäh, siis sõna numbrit. Ma pean ütlema, et ma ei ole nii kindel, et ma astun sama sammu nende inimestega lavadaga ja nende inimestega siin saalis, aga kuivõrd mind kutsuti, siis nüüd on juba hilja jalga lasta. Ja mina räägin siis 3. märta otsast seda probleemi vaadates ja see on riigiteaduste mätas. Ja selles mõttes on ilmselt ootuspärane, et ma alustuseks küsin retoorilise küsimuse, et kas Rail Baltic on demokraatia probleem ja ma ütleks, et on küll. Aga lisaks sellele, et ta demokraatia probleem, on ta ka üks isemoodi probleem, mida meie hulgas kutsutakse kurjaks. Politoloogid üha enam räägivad, et tänapäeval on ühiskondade ees kurjad probleemid ja kurjad probleemid on umbes nagu mitmepealised lohed kuskil mütoloogilistes juttudes, et kui sa ühe lohepea ära raiud, siis kasvab sinna 2 asemele ja kõigil on ilmselt silme ees keegi vägilane, kes siis selle mitmepealise lohega püüab võidelda. Ja need kurjad poliitikaprobleemid on ka sellised, et kui sa ühe küsimuse ära lahendad, siis tekib selle asemele või natuke teise kohta mitu uut ja võib-olla veel keerulisemat. Kui sa ühele huvigrupile vastu tuleb, siis tõstavad häält teised, kellel on hoopis risti vastupidised seisukohad. Nii et tänapäeva valitsus on tihti selles vägilase rollis, kes siis lohega võitleb. Ja kui nüüd edasi mõelda, et kuidas nendest kurjadest probleemidest, siis kuidas nendega üldse hakkama saada. Et siin on ka selline muinasjutuline olukord, et nagu lolli van seisab keset ristteed ja tal on 3 võimalust minna vasakule, paremale ja otse. Ja üks nagu halb tee siis kurja probleemi lahendamiseks on see ära lihtsustada. Et tundub, et asi on väga keeruline, et inimesed ei saa sellest aru ja võtame siis ta nagu hästi lihtsalt ette. Ja räägimegi, ma toon sellise suhteliselt küünilise näite, räägimegi sellest, et kas raudteetrass läheb siitpoolt või sealtpoolt kohale nõiakaevu. Ja see ongi nagu see, millega me peame tegelema. Ja ma arvan, et see on nagu vale tee, kuhu keegi pöörama ei peaks. Ja teine tee, mis ei ole ka kuigi mõistlik, on püüd tegeleda absoluutselt kõikide probleemidega ja siis kasvavad need asjad lihtsalt üle pea. Et meil on suured probleemid ja väikesed probleemid, ühised probleemid ja partikulaarsed probleemid ja me ei käi nendest lihtsalt üle. Ja siis võetaksegi vastu selliseid suvalisi otsuseid. Nende kohta politoloogid ütlevad jälle, et see on poliitika kujundamise prügikasti mudel. Prügikastist igaüks otsib sellise lahenduse, mis talle nagu istub. Ja väga palju poliitikat kahjuks tehaksegi niimoodi. Ja 3. tee peab olema siis see õige tee, et seda meile ju muinasjutuloogika ette ütleb. Ja kuidas seda 3. teed, mis see 3. tee on ja kuidas seda pidi astuda, sellest ma siis paar sõna siin öelda kavatsengi. Ma arvan, et jälle see on minu mätta otsast, aga ma arvan, et tegemist on poliitikaga ja poliitikat teeb ikkagi valitsus ja konkreetselt siis MKM. Nii et ma näen, et ministeerium võtaks palju selgema rolli ka rahvaga suhtlemisel. Ja kuigi Juhan Karts on ilusti sellele Rail Balticu lehel oma avasõnad öelnud, siis kõlavad need kuidagi õõnsalt ja kindlasti sellest üksinda ei piisa. Ja minu meelest on just valitsus see, kes peab selle probleemi positsioneerima. Et praegu on juhtunud jälle see, et
keegi ei saa nagu täpselt aru, et mis asi see Rail Baltic on, kus ta on, milleks ta on, kas teda üldse on vaja, kelle mure see on. Praegu paistab, et ta on kõige rohkem nende inimeste mure, kes selle trassi tee peal elavad. Nii et selline riigipoolne positsioneerimine on puudus ja selleks, et seda nagu kehtestada, tuleb küsida väga klassikalisi poliitikaanalüüsi küsimusi. Millist probleemi me lahendame Rail Balticut ehitades? Ilmselt mitte seda, et kas trass läheb vasakult või paremalt poolt Tuhala nõiakaevus. Millist Eesti ühiskonna probleemi Rail Baltic lahendab? Ja kui me teame, millist probleemi me eeldame, et see lahendab, siis me mõtleme, mis on selle probleemi põhjused. Ja siis viime kolmandaks kokku, et kas need põhjused, mida me tahame lahendada, kas need leiavad tõesti lahenduse Rail Balticu läbi. Ja kui kõikidele nendele asjadele on vastatud positiivselt ja jaatavad, alles siis on mõtet hakata edasi arutama, et kust me selle siis tõmbame ja kas meil on 2 teed või meil on 1 tee. Nii et selles mõttes on see Rail Baltic meile justkui sülle kukkunud. Et raha justkui lubati, joonised on justkui tehtud, kalleid uuringuid on juba tellitud, et nüüd nagu on piinlik kuidagi ära öelda. Aga ma arvan, et kui seda probleemi positsioneerimist ei tule, siis ei saagi paljud aru ja see ei ole ainult küsimus, et kas ta saab aru või ei saa aru. Sellest oleneb, millise hoiaku inimesed võtavad selle asja suhtes. Kas nad toetavad, on ignorantsed või on vastu. Ja ka sellele tuleb mõelda, et mida me tahame. Millist hoiakut me tahame laialt avalikkuselt, mitte ainult jällegi nendelt inimestelt, kes on otseselt selle trassi peal. Ja mis teeb selle probleemi positsioneerimise veel keerulisemaks on see, et tegemist ei ole ju Eesti-sisese poliitikaga. See on üks kild Euroopa Liidu poliitikast. Ja tõenäoliselt on ta ka kild Balti riikide, 3 Balti riigi poliitikast ja tõenäoliselt on ta küllaltki suur kild Läänemere regiooni poliitikast ja tõenäoliselt ka Venemaa poliitikast. Nii et me peame mõtlema väga-väga laialt ja väga mitmekihiliselt. Ja see on uus olukord nii Eesti rahva jaoks, kodanike jaoks kui ka Eesti valitsuse jaoks. Aga need mõtted, nagu ma ütlesin, on vaja läbi mõelda, sest muidu ei teki omaniku tunnet. Me ei tea, kelle oma on Rail Baltic. Me ei tea, kes selle eest maksab, kes selle eest kasu saab ja kas Eesti riigil ja rahval on sellega pistmist ja kui on, siis kust pidi. Et nii palju, kui ma neid 2 põhilist veebilehte siis uurisin, teie oma ja seda ametlikku, siis jäi küll see mulje, et see on üks kõige segasem küsimus. Kelle oma on Rail Baltic, kui küsida ka niimoodi metafooriliselt, mitte otseselt juriidilisest seisukohast. Ja ma arvan, et siin on tähtis ka seda arvesse võtta, et raudteedega on Eesti iseseisvuse ajal olnud tohutu palju segadust. Küll neid on riigistatud ja siis erastatud ja siis tehtud riigihankeid ja siis nendest ära öeldud. Ja üks keskmine inimene ei ole seda suutnud jälgida ja me ei saa tal seda eeldadagi, aga mis on juhtunud, ta on muutunud väga tõrksaks ja umbusaldavaks kõige suhtes, mis on seotud raudteega. Nii et see on üks töö, mida on vaja palju teha, seda omanikutunde kasvatamist ja kui valitsus näeb Rail Balticut kui Eesti riigi projekti, Eesti riigi ja rahva projekti, siis tuleb tema seda teha. Ja selle omanikutunde kasvatamisega loomulikult käib kaasas kaasamise retoorika ja kaasamise praktika. Muidugi kodanikuühendused on kaasamise musternäidis positiivses mõttes. Aga siin ma jällegi vaataks seda kaasamise probleemi natuke laiemalt. Sest mis Eestis tavaliselt juhtub, kui valitsus on apaatne või ei võta seda tüürimehe rolli, siis aktiveeruvadki tavaliselt need kodanikuühendused, kellel on väga selge huvi, nagu teie siin, eks ju, teie kodud ja külad ja
elukeskkond on otseses ohus, loomulikult inimesed hakkavad tegutsema. Aga jällegi üks korralik demokraatliku ühiskonna kaasamine kaasab ka neid, kes on teistsugustel positsioonidel ja mitte ainult nii-öelda Rail Balticu inimesi ja mitte ainult MKM-i inimesi, aga inimesi näiteks Peipsi äärest või Ida-Virumaalt või Kagu-Eestist, kellel on, andke andeks, võib-olla suhteliselt savi, kust see Rail Balticu trass hakkab minema, sest tema ütleb, aga mind see ei puuduta. Minu põldu see tükiks ei lõika, minu külakiige juurest see läbi ei lähe, mina seal sõitma ei hakka ja mul on täiesti ükskõik, mis seal juhtuma hakkab, läheb siit või sealt, uut või vana tee. Ja selles mõttes on vaja mõelda ja võib-olla on see töö, mida teie võiksite teha, otsida üles need inimesed, kes on hoopis teistest Eestimaa nurkadest ja keda nagu see planeering, kui ma nii tohiks öelda, ei huvita, aga keda peaks huvitama Rail Balticu niisugune. Jälle sellepärast, et Rail Baltic on osa Eesti riigi poliitikast ja selle kaudu puudutab ta meid kõiki. Ja selline lai kaasamine annab vastuse ka mitte ainult küsimusele, et kust trass kulgeb, vaid ka sellele küsimusele, et kas ta üldse kulgeb. Kas me ikka üldse seda tahame? Võib-olla me tahame ja kui me tahame, siis miks me tahame? Millist kasu me sellest ootame? Et me suudame Eestis suhteliselt hästi ära hinnata keskkonnamõjud, me oleme õppinud tegema kulu-tulu analüüsi, aga on veel väga paljud sellised, ma ütleksin siis inimgeograafia mõjud ja mitte ainult inimgeograafia, aga üldse sotsiaalsed mõjud, mida minu meelest ka selle Rail Balticu puhul ei ole hinnatud. Ka näiteks rändemõjud. Kas inimesed hakkavad koonduma Rail Balticu äärde või vastupidiselt ära põgenema. Ühed kardavad müra, samas teised väidavad, et mingit müra ei olegi ja meil on ilusad elegantsed rongid, mida on nagu miljoni vaade, et vaatad, kuidas jõukus mööda vorab ja kujutad, kuidas sa saad peale istuda ja sõita Berliini või vähemasti Kaunasesse mõne tunniga. Nii et nii palju siis sellest kaasamisest ja muidugi jällegi, et kuidas kaasata inimesi, kelle õuest see asi läbi ei lähe ja keda ei huvita transpordiküsimused, kes ei kavatse ise kuhugi sõitma hakata ega oma kaupa vedama hakata. Temale tuleb kogu see info oluliselt lihtsamalt kätte anda ja minu meelest see on üks viga või selline nagu halb suund, kuhu läheb nii Eesti riik kui ka vahepeal võib-olla isegi kodanikuühendused. Nad pakuvad liiga põhjalikku ja liiga professionaalset infot. Et ma julgeks öelda, et need ilusad skeemid ja kaardid, mõned väga detailsed, teised vähem detailsed, jällegi kujutage ette keskmist inimest, ta ei hakka nendesse süvenema. Nii et selles mõttes on vaja teha selliseid shortcut'e, mis ärataksid huvi ka muidu ignorantses inimeses. Ma mäletan ühte oma loengut väga juba vanast ajast, peaaegu 20 aastat tagasi, kui tudengid tagasisides küsitluses pidid siis hindama, kuidas ma oma loenguid pidasin ja üks nendest kirjutas, et jah, loengud olid väga professionaalsed ja suurepärased, aga õppejõud võiks arvestada, et mitte kõik ei ole poliitikast nii huvitatud nagu tema. Ja see on igatahes kommentaar, mida ma mõtlen, et siiamaani läbi mitmekümne aasta olen meeles pidanud. Ja ma arvan, et see on ka teile selline terane tähelepanek, et mitte kõik ei ole Rail Balticust nii huvitatud nagu teie ja kui te tahate saada suuremat toetuspinda, siis te peate serveerima seda asja lihtsamalt ja rõhuma rohkem üldistele riskidele või ka üldistele kasudele, oleneb, mida te tahate. Ja see ongi minu poolt kõik. Aitäh kuulamast. Suur tänu, mis on kohe mõni küsimus? Suur aitäh kõigile teile. Lugupeetud proua Tootsile küsimus Andres Leimel Eesti Päevalehest,
nägime eelnevast esitlusest, et valitsus on mingisuguseid otsuseid vastu võtnud alates 2000. aastast. Ja umbes sellest ajast peale on sellest Rail Balticu teemast nagu räägitud ka. Et kas ma sain siis õieti aru, et vaatamata sellele, et nüüd 13 aastat on sellest asjast räägitud, et me ikkagi ei tea, milleks meil seda vaja on ja millest see tuleb, et me ei tea, milleks meil seda vaja on? Jah, mina igatahes ei oska öelda 5 põhjust, miks on vaja, 5 sisulist põhjust. Ma võin muidugi öelda mingeid põhjusi, mis on enam-vähem retooriliseks kujunenud. Aga kui ma sügavalt järgi mõtlen, siis ma ei oskaks tuua 5 head argumenti, miks meil on vaja Rail Balticut. Ja kui küsida, et miks siis niimoodi on juhtunud, et me seda ei tea, siis natuke on siin seda üldist loogikat ja siin ma olen Riigikontrolliga ühte meelt, kes on saanud väga palju sarjata viimasel ajal, aga Riigikontrolli üks järeldus ongi, et me kasutame raha sellepärast, et raha anti. Ja kui raha juba anti, siis me peame ju selle kuidagi ära kasutama, et ei saa ju öelda, et me ei tahagi seda raha, et me mõtlesime järgi ja me ei tahagi tegelikult. Ja niimoodi see läheb. Et eks loomulikult võib olla ka selliseid ilusaid lootusi. Nimetame neid lootusteks, mitte unistusteks, kui me kujutame ette, kuidas tohutud globaalsed kaubaveod hakkavad läbi Eesti käima. Aga jällegi siin ma mõtlen esimese kõneleja väga fundamentaalsele, kuigi mitte uuele, aga väga fundamentaalsele ütlusele, et eesmärk ja vahendid ei tohi segi minna. Et Eesti ei ole ilmselt olemas selleks, et siit läheks läbi globaalsed kaubaveod. Et täiendan seda veel, et kohtusime eelmine nädal ühe endise kõrge riigiametnikuga, kes ütles, et 94. aastal nad Lennart Meriga jõid õhtul koos veini ja Lennart Meri ütles, et ta tahab nii kaua elada, kui saab ükskord sõita otse kiiresti rongiga Berliini. Ja see vestlus jõudiski sinnamaani välja, et tegelikult me oleme ennast ju nüüd kehtestanud Eestis väga selgelt, et me oleme Euroopa Liidus, me oleme selles Euroopa globaalses ruumis ja NATO-s ja kui me vaatame seda raudteelaiust, siis see on tegelikult samamoodi ju mõjupiirkonna küsimus ja kui me tahame lõplikult minna Euroopasse, siis tuleb ka see raudtee teha ja otse Euroopasse ja Euroopa laiusel. Et tegemist on ikkagi väga suure sellise geopoliitilise küsimusega, kui nüüd suurpilti vaadata. Ja kui me kõik sellest aru saame, et me tõesti kuulume sinna Euroopasse ja see ühendus meid sinna veel lähemale viib ja siis ühesõnaga nõrgendab seda sidet endiste ühendustega, siis ongi ju kõigil asja aru saada, miks seda vaja. Aga mis teha, seda ei ole meile selgelt tõesti valitsuse tasandil öeldud. Kuni selleni välja, ma toon selline huvitav näite, me rääkisime kaasamisest just siin enne, et meie kodanikuühendus kõigepealt kaasas siis Raplamaa vallad, siis kaasasime Harjumaa vallad, siis kaasasime Pärnumaa vallad. Eelmine nädal me kaasasime Riigikogu liikmed ei teadnud sellest veel suurt midagi, kuni see lõppes siis 11. või 12. detsembril sellega, et Riigikogus moodustati Rail Balticu toetusrühm 27 liikmed. Eile me kaasasime majandusministri Juhan Partsi, kes tuli meile Kaarepere, keda me olime pool aastat oodanud. Ja ka talle rääkisime väga lühidalt, et kuidas siitult asjad paistavad. Et see protsess on läinud kaasamise tähal täiesti nii nagu peaks, aga just vastupidi ja võib-olla see ongi uue ajastu märk, et asjad hakkavadki natuke niipidi käima. Kui tohib, siis ma haadan sellest geopoliitika sõnast kinni ja see on üks näide, et minu meelest Eestis on ametlik suhtumine geopoliitikasse kuidagi väga arglik. Et geopoliitika on Venemaal ja see on tavaliselt nagu meie suhtes hästi kuri ja ründav. Aga kui mõtleme ajaloos tagasi, et miks on Vene valitsejad tahtnud Eestimaad? Sellepärast, et meil on hea geopoliitiline asend. Ja selles mõttes võiks Eesti just olla uhke oma geopoliitika üle ja näidatagi, et jah, täpselt see on üks võimalus tugevdada meie geopoliitilist positsiooni.
ja mängida seda Rail Balticut välja Eesti riigi arengumootorina ja julgeolekugarantiina ja millena iganes. Aga pigem on jah selline nagu ettevaatlik hoiak, et nagunii meid hakkavad kodanikuühendused ründama, nagunii tuleb see Nabala karstiala teema ja kuidas me nagu sellest kõigest enda läbi surume. Ma olin eelmine aasta osalesin geopoliitika alusel konverentsil Moskvas, kus siis väga suured Vene raudtee ja riigi esindajad siis tundsid väga suurt muret selle üle, et me ehitame omale Euroopa laiust. Neile see absoluutselt ei meeldinud. Me oleme nende jaoks tähtsad. Ja ei ole vist saladus, kes meediat on jälginud, et Vene raudtee juht härra Jakunin on ju otse välja öeldud, et kui teie teete selle Rail Balticu valmis, siis meilt enam mingisugust kaupa saama ei hakka. Nii et see piir ja veelahe lähebki just selle kohaga. Veel küsimusi? Jah. Kas see nüüd ainus põhjus on see geopoliitika või? Kas me sellepärast nagu peamegi mitu miljardit eurot selleks, et mingit kaht nagu liiprit, mingit 2 sentimeetrit kitsamat või laiemat vedada? Meil oleks vajalik natukene paremini saada ka Riiga Kaunasesse ja Vilniusesse rongiga, kui me täna saame. Ja ma lihtsalt kardan, et ühel hetkel, kui siin Soome lahel ja Balti meres hakkab kehtima vääridirektiiv, siis võib juhtuda, et meie teed on kõik Soomest tulevaid rekkaid täis ja me ise ei saa kuskil enam sõita. Ja selleks me peaks muidugi valmis olema, et meil on võimalik siis lükata ühel hetkel raudtee peale ja vedada see kaup ära, et mitte lasta neil siis sõita Tallinnast Pärnu ja sealt edasi Riiga ja nii edasi kuni Euroopa. Seda muidugi me näeme varsti, et selle asja see hakkab kehtima 15. aastal ja see on siis varsti näha, kas me umistume ära oma teed siin või ei umista ja siis võib-olla ühel hetkel ei olegi seda kaupa, ei olegi midagi vedada, sest ega Eestimaal me ei tooda nii palju, et me peaksime vedama siin kaupa ilmasti, et kui me oleme arvestust järgi, kui me saame 1 rongi päevas kokku siit ja Läti saab ka 1 rongi päevas kokku Euroopas, siis on see maksimum, rohkem ei tooda siin, sest rongil läheb väga palju kaupa. Neid ikka kähvardab täna soomlaste kaubavoog, kui ei tehta mingeid muid tehnilisi lahendusi või poliitilisi järeleandmisi, siis Balti merel. Eilsel kohtumisel majandusminister Juhan Parts ütles ka meile, et see AECOM-i uuring on nagu piibel, mis on kõigi nende otsuste aluseks, mis on tehtud Rail Balticu suhtes. Ja kui me seda piiblit loeme, siis seal on väga selgelt, nii nagu härra Kaidro Zimmermann ütles, transiidivoog planeeritud peale, et Eestisse sisse ega siit välja suures tabelis suuremahuliste kaupade hulgas seal ei ole ühtegi rida. Ja see 8–10 miljonit sisuliselt ongi ju Soome kaup. Ja kui me arvestame seda, et Soome asukoht on Euroopa Liidus nagu lõksus saare peal, siis meie headele sõpradele Soomes on see väga suur abikäsi ja ma olen nimetanud seda nagu Soome riigi päästeplaaniks heas mõttes, nagu sõpru ikka aidatakse, kui neil raskeks läheb. Ja me teame ka ju seda, et täna on nii Tallinnas kui ka Helsingis planeeritud juba väga konkreetselt tunneli suudme asukohad kaartidele ja reserveeritud maad selleks, et tulevikus see kindlasti tuleb. Ja kui eile me rääkisime sellest Euroopa-Aasia koridorist ja ma näitasin teile, et see on 40% lühem, siis majandusminister oli nõus, et see on visioon. Ja me kuulsime hiljuti, kui härra peaminister Andrus Ansip kohtus Hiina peaministriga, siis nad rääkisid sellest, et Hiina ei ole mitte ainult huvitatud osalemas siin hangetel, et seda raudteed ehitada, vaid Hiina juba vaatabki nii kaugele tulevikku, millal saab seda raudteed ka kasutama hakata oma kaupade liigutamiseks Aasia ja Euroopa vahel. Eesti jaoks ei ole seda raudteed vaja selleks, et me siin ju peaksime mingit Soome kaupa läbi, et milleks meil seda Soome kaupa, aga lihtsalt ma kardan seda, et nad tulevad, kuna Tallinki ja muid laevahiivase me ei takista, nad tulevad üle oma autodega ja nad ongi siin ja me oleme siis siin ise ummikus. Sõidavad meie teed katki ja nii edasi. Härra Tõnisson, kas ma saan teist õieti aru, et teie tegevus on olnud viljakas ja edukas ja riik ja selle projekti läbiviijad on teie soove koostööks ja teie tähelepanekuid
teid rahuldavalt kuulda võtnud? ei, ma ei rõhutaks nüüd enda isikut selles, sest meil on ikka väga tugev tuumik ja selle avalikult Rail Balticust kodanikuliikumise algatajaliikmed, kes me kõik panustame sinna. Ja mis siin salata, riik on sellega tõsiselt siiamaani arvestanud. Siinkohal Teoljasaare maavalitsus ma siinkohal täiendaksin eeskõnelejaid, et see Soome kaup, jah, Soome on ütelnud, Soome linnavalitsused oli teinud nüüd Eestile värava neile Euroopasse, et neil 88% on see kaup, mis läheb ekspordiks läbi meritsi, et küll see transiit tuleb küll Eestist läbi, aga meil tootjatel, ettevõtetel on võimalus anda sellele samale kaubale lisandväärtust, tõsta siis väärtust ja müüa seda juba edasi kõrgema hinnaga. Et see annab meile täiendavad võimalused ja kindlasti me oleme konkurentsivõimelisemad kaugemal Euroopas. Et tänased autovedajad, Eesti autovedajatel on ju raskeveokimaks peal, aga väga paljud Euroopa vedajad sõidavad lihtsalt ja kasutavad Eesti taristut tasuta nii-öelda. Et ja näide sellest Rootsi Botnia koridorist, et kui seal oli ka see algselt planeeritud siis uurimast allapoole asulatest välja ja siis seal jõuti ka järeldusele, et see tuleb asulatest läbi viia, et saaksid kasu ka nii-öelda kohalikud elanikud nii-öelda selle regionaalse rongiliikluse näol ja nendes punktides, kus on peatused. Kui peast ei eksi, siis 90 kilomeetri peal on 7 peatust regionaalrongiliikluseks ja nendes asukohtades on hakanud kinnisvara elanema, inimesi tuleb juurde, sest neil on kiire ühendus suure keskusega. Tänan. Võtame viimast küsimuse, siis kui veel on midagi eraldi küsida, et siis... Kas teie ühendusel on kavatsus osaleda Rail Balticu propageerimise konkursil, mille ei, meil ei ole nii kõrgeid ambitsioone, sest jah, see on tõsiasi, et möödunud nädalal siis Majandusministeerium kuulutas välja riigihanke meedia kommunikatsiooniprojekti nagu leidmiseks, oma partneri leidmiseks. Sest meil oli see küsimus küll 27. juunil juba, kui me Raplas esimest korda kohtusime planeerijatele, et kuidas te kavatsete lahendada nii suure projekti puhul kommunikatsiooni küsimused. Tol hetkel oli jah vaikus, nüüd läks pool aastat riigihange on välja kuulutatud ja siis kindlasti see informatsioon, millest ka proua Anu Toots rääkis, hakkab olema palju tõhusam nii riigi poolt. Sest täna ei ole neil lihtsalt inimesi, kes selle tegeleks. Suur tänu kõigile esinejatele, kuulajatele ja järgmise korrani. Võib-olla meil aega, täna on maha ja